Tere aiandushuvilised! Siin Horticumi YouTube kanalil räägime me erinevatel aiandusteemadel ja näitame ka erinevaid aiandustooteid, mida oma koduaias kasutada. Ja mul on nii hea meel tervitada teid sellise rohelise müra keskelt. Ometi annavad öised pisud jahedamad temperatuurid juba märku, et ka selleks aastaks on suvi juba mööda saamas. Mistõttu nüüd augusti keskpaigast alates on sobilik mõelda sellele, kuidas oma taimedel aidata talveks ette valmistada. Üks peamine võte, kuidas seda teha, on ikkagi sügisene väetamine, aga sealjuures tuleb olla tähelepanelik, et valida just õige väetis. Nimelt, kui me väetame taimi suve esimeses pooles ja kevadel, on rõhk just lämmastikul ja kui sa vaatad seal nendel väetistel lämmastiku, fosfori ja kaaliumi ehk NPK vahekorda, siis sa ka näed, et seal on lämmastikku palju rohkem. Ja lämmastik ongi see element, mis toetab just taimed seda rohtset ja rohelist kasvu. Aga suve teises pooles tahame me sellega tugevasti tagasi tõmmata ja sügisväetamiseks kasutame me teistsuguseid väetisi, millel on siis see lämmastiku osakaal oluliselt allapoole toodud või hoopiski puudub ja rõhk on just fosforil ja kaaliumil, sest just need elemendid aitavad taimedel puituda ja talveks ette valmistuda ja nad aitavad ka taimede juurekava tugevdada selliselt, et nende talvekindlus paraneb. Näiteks siin on mul sügisene roosiväetis. Ja kui sul on sellised roosid, kes on ka korduvõitsejad, ka neid on tegelikult paslik juba alustada sügisväetamisega augusti keskpaigas, sest seesama fosfor ja kaaliumi siin tegelikult ka soodustab nende sügisõitsemist ilusti. Nii et samal ajal sa aitad taimedel uuesti ette valmistuda ja puituda selleks, et nad talvel tuleksid nende erinevate väljakutsetega toime, mis võib olla näiteks suur külm, aga teisest küljest siis sa ka toetad seda teist õitsemist. Ja siin on ka, et ta ei ole päris lämmastikuvaba, aga siin on selgelt näha, et rõhk on pandud ka kaaliumile, mis on siis tegelikult just roosidele väga oluline sügisel omastada. Üks põnevam väetis siin on kastmisväetis, mis on siis mõeldud kevadlillade istutusjärgselt. Et kevadlilli me istutame ju maha sügisel, aga ka seda piisavalt vara, et nad jõuaksid ilusti juurduda, ennast talvitamiseks ette valmistada, selleks, et nad siis kevadel kohe saaksid ka meid õitega rõõmustada. Ja see on selline kastmisväetis, kus lämmastikku üldse sees ei ole, sest kui me paneme sibullilli kasvama, siis neil ei ole ju seda rohelist osa. Et need teised väetised, millel on ka väike lämmastiku osakaal, nendega me toetame rohelisi taimi, kes veel fotosünteesivad. Ja seal on tegelikult lämmastik hoopis abiks selleks, et fosfor ja kaalium oleksid taimedele hästi omastatavad. Ja nagu ikka Horticumi kastmisväetistega, siin on väga ilus juhend taga, mis on hästi loetav ja siin sees on ka mõõdulusikas. Ja minul meeldib seda sibullillade kastmisväetist kasutada just nende konteineristutuste juures, kus ma olen siis erinevaid sibullillade liike kokku pannud. Ja sel juhul ka, kui ma kasutan seda kastmisväetist, seda vees lahustunud, siis ta läheb just kõige paremini sinna õigesse kohta. Nii et võib seda ka kasutada selliste sibullillade juures, mis on peenrasse istutatud, aga siis peab igaüks ise teadma, kuhu ta need sibulad on maha pannud, sest et rohelist osa ja õisi neile peale ei ole. Küll aga on see vajalik selleks, et siis taimedel oleks võimalik sügisel ette valmistada ka õitsemiseks, nii et oma töö tulemust sibullillade puhul me näeme alles kevadel. Ja kuna ma siin vaarikate juures istun, siis nemad samuti ootavad oma sügisloosi ja siin on siis need asendusvõrsed, mis annavad mulle saagi järgmisel aastal. Ja vaarika puhul on selline asi, et ka tema praegu valmistab seda järgmist saaki ette. Ja kuna ta on ilus roheline, siis praegu on selle sügisväetamisega hea alustada. Ja ma teen seda sügise jooksul mitu korda. Ja ma kasutan oma marjakultuuride puhul just sellist sügisväetist, mis on üldine koduaeda. Et ma saan tegelikult selle ühe väetisega ära väetada kõik oma marjakultuurid. Ja nagu ikka siin peal on juhend, ja eks me ei korda seda niisama, et see juhend on, et tõesti ma soovitan seda lugeda ja seda järgida. Ja ma tean, et siin läheb selle ruutmeetri peale umbes 20–30 grammi ühe korraga ja minul on selline hästi väike peopesa, nii et mu huvi korral ka kaalusin selle üle, nii et ma tean, kuidas see on. Aga väetamise juures on oluline see, et me lihtsalt mitte ei pane seda väetist siia
kuhugi ära, vaid ka me mõtleme läbi, et ta saaks taimedele kättesaadavaks, sest need sügisväetised, nemad ei ole pikatoimelised, aga nemad, see graanul on selline, mis kohe ka vees lahustub. Et siin võiks kindlasti nagu tähele panna, et millal on meil sadusi oodata. Ja kui muld on ikkagi kuiv ja ei ole põhjust loota, et tuleb selline korralikum vihmasadu, siis võiks väetamise järgselt kohe ka kasta. Sellepärast, et taimele muutub see väetis kättesaadavaks ainult siis, kui ta on vees lahustunud. Teine asi, kui sa armastad multsida oma peenraid, nagu minagi olen siin vaarikaga teinud, siis see mults tuleks selleks väetamise hetkeks korra eemale tõmmata. Ja kuna vaarikatel on hästi pindmine risoom ja juurestik, siis väga sahmerdada siin ei tasuks. Ja võtan siin oma selle välja timmitud väikse biotäie ja tean, et jaotan selle umbes siia ruutmeetri peale ära. Ja siis on muidugi oluline ka, et ma natukene juba siin sõrmedega või siis mõnda kahva kasutades seonda siia mulla sisse ka, et ta läheks ilusti laiali. Et kindlasti ei tohi kunagi väetist panna ühte kohta niimoodi lokaalselt, vaid ta peab olema hajutatud. Ja siis ma lükkan käega selle multsi peale. Ja samamoodi tegelikult ma teen oma näiteks rooside ja elupuudega ka. Ja nüüd, kui vihma ei tule, siis tegelikult ma käin sellega siin kastmisvoolikuga üle ja jälgin, et see saaks korralikult läbi kastetud. Ja seda väetamist ma siis ka kordan ilmselt paari nädala pärast. Ja kuna need taimed on ilusad rohelised, siis nendel fotosüntees veel käib ja kui ilmad on veel soojad, siis ma kordan seda väetamist veel. Küll aga ma näen siis neid tulemusi siis, kui vaarikal järgmisel aastal nendele ukstele viljad külge tulevad. Ja siis muidugi ei saa ära unustada meie okaspuid. Ja neil on samamoodi, ka nemad peavad talveks valmistuma ja peavad puituma. Nii et ka nende jaoks on olemas sügisene okaspuuväetis. See on samamoodi selline graanul, mis on vees lahustuv, et ta ei ole pikatoimeline ega ühegi kattega graanul. Ja seal on samamoodi, et ma arvestan selle biotäie umbes 1 ruutmeetri kohta, nagu siin juhendil on ka kirjas. Et kui ma olen multsinud, siis ma võtan multsi ära, ajan ilusti selle väetise laiali ja vajadusel ka kastan. Et kui ma suve esimeses pooles kasutasin okaspuude kastmisväetist, siis sellega ma nüüd enam augusti keskpaigast alates enam ei lähe sinna taimede juurde, vaid nüüd ikkagi on oluline just sügiseks taimi ette valmistada. Igatahes. Ma loodan, et sa said siit natukene inspiratsiooni juurde ja mõistad ka natukene seda aegnikku tööd, et meie ülesanne on ikkagi olla väga ettenägelikud. Ja mõnikord on niimoodi, et me peame mingi töö ära tegema, nagu näiteks täna me räägime sügisesest väetamisest, aga oma töö tulemusi näeme me alles kevadel, kui me näeme, kuidas on meie taimed ilusti tallitunud ja kui me saame nautida ilusaid õisi ja ka vilju siis suve jooksul. Mina jätkan nüüd oma vaarikate väetamist, sellepärast, et see töö tuleks ära teha kogu real ühe korraga, aga sinule soovin ma toredat aiandamist.